Tere kõikidele Valga haigla taskuhäälingu Piirilinnad tervisejutud kuulajatele. Mina olen Riina Järvesalu ja täna on stuudios Valga haigla uus ravijuht Taavi Teder. Tere tulemast! Tere minu poolt ka! Aasta alguses me tutvustasime sind kui meie kirurgia ja intensiivravi osakonna juhatajat ja 1. septembrist samal aastal on sinu karjääritõus olnud juba ravijuhi ametisse. Kas see võib öelda, et on tegemist sinu aasta ja tähelennuga või sa mõtled, et oli nüüd seda mul vaja, sest ma näen kõrvalt, kui palju sind vajatakse ja kui vähe sul on hingetõmbeaega? Mina näen seda võib-olla natuke nagu teise nurga alt, et me kõik siin haiglas täidame mingit rolli, et see on väga suur meeskond, kes siin on, kõigil on oma roll ja hetkel, mis puudutab siis kirurgia intensiivravi osakonna juhtimist, meil tekkis väga hea võimalus värvata või saada siia kollektiivi noor kolleeg, kes kindlasti kirurgina suudab nagu kirurgiat paremini arendada kui anestesioloog, mis puudutabki kirurgilist tegevust. Ja et ma olen selle üle väga õnnelik ja et me saime nagu koostööle ja saime nagu väga hea uue inimese siia ja minule kuidagi asjad nagu läksid võib-olla siis mõnes mõttes loogiliselt, et haigla juhtkond nägi, et minust oleks kasu siis teises rollis, et selles mõttes ma olen lihtne inimene, et kui pakutakse tööd, tundub, et kõigile osapooltele sobib või et ma saan millegiga panustada, siis ma hea meelega panustan. Ega siin nagu mingit pikki läbirääkimisi ei olnud ja võib-olla natuke vähem kui enne, aga ikkagi arstina ma täpselt samamoodi olen valvegraafikus ka ja liigumegi siis uues formaadis edasi. Missugused on sinu lähema aasta või paari plaanid ravijuhina? Ma näen kindlasti seda, et meil on vaja selline struktuur, mis puudutabki nagu haigla üldist juhtimist, et me tahaks sellist struktuuri, võib-olla siis natukene reform on vale sõna, aga lihtsalt selline struktuur paika saada, mis puudutabki erinevate osakondade juhtimist ja kindlasti nagu ravijuhina ma seisan selle eest, et meil kes iganes siin haiglas töötab, et ta saaks teha oma tööd arsti, õe, hooldaja, füsioterapeudina, et tal oleks tänapäevased tingimused inimeste aitamiseks ja et ta tunneks, et kui ta ka töötab siin haiglas ükskõik mis rollis, et tal on oma otsene ülemus, kelle poole saab pöörduda. Otsene ülemus saab pöörduda alati minu suunas ja mina jälle pöördun nagu edasi, et meil on selline kindel liin või ahel, kuidas need protsessid on juhitud ja lõpptulemus peab olema nagu patsiendile tänapäevane kvaliteetne ravi. Et seda siin tehakse ka, et mul ei ole kahtlustki, aga kindlasti me saame mingeid asju paremini teha ja see ongi nagu eesmärk liikuda nagu edasi ja igas nagu rollis, mis siin haiglas on, iga nagu koha peal oleks meil head inimesed ja et patsient oleks lõpuks nagu hoitud ja ravitud, et selline on ma arvan, selline lihtsustatud visioon, kuidas asjad nagu haiglas töötama peavad ja teistpidi jällegi väga oluline, et oleks patsient hoitud ja ravitud, aga inimene, kes siin töötab, et ta tunneks ka, et tema on hoitud, tööl peab olema hea olla. Rõõmu teeb tegelikult ju ka see, et päris paljud noored arstitudengid piiluvad juba Valga haigla poole, et töötamise võimalusi otsida. Ja tõepoolest, et võiks öelda, et iga nädal jõuab mõni selline töösoovija oma sooviga jõuab siis meieni. Et see on kindlasti, ma arvan, lähiaastate ja üldse siin eelnevalt tehtud hea töö, mis näitabki seda, et Valga on haiglana pildis, Valgat teatakse, siin töötavad head inimesed. Ja ma arvan, et kui noored õed ja noored arstid tahavad siin oma karjääri alustada, siis see on väga suur tunnustus. Ja siit tegelikult võidavad kõik, võidavad patsiendid, võidavad need noored ise, aga ma ei ole küll veel nii vana, aga ikkagi ma saan öelda sellise vanema kolleegina, mul on ka, ma arvan, ikkagi väga palju toredam siin haiglas olla, kui on noori inimesi, kes on täis nagu õhinet, kes tahavad õppida ja see õppimine ja koos õppimine ongi nagu edasiviiv jõud igal pool. Et selle üle on mul väga, väga hea meel ja ma väga loodan, et see jätkub, et me Valga on siis seni olnud praktikabaas nii EMO kui sisehaiguste poole peal, oleme siis sellest uuest aastast ka nagu kirurgias uuesti praktika. Arstitudeng, kes on 6. kursusel, saab teha kogu oma praktika Valga haiglas, et see on, ma arvan, väga suur asi meie haiglale. Ja meie roll on siis neid noori nagu vastuvõttu kasvatada, luua neile tingimused ja sealt me kasvatamegi nagu kogu ühiskonnale uusi tublisid arste ja inimesi.
paraku me kõik teame, et tegelikult see on üle Eesti probleemid, eriarstide juurde on päris raske saada, peab olema kannatlikult oote järjekorras. Missugused plaanid on sul siin eriarstide osas, kas on ka mõned juurde tulemas? Kunagi ei saa ühtegi asja enne öelda, kui on allkirjad all, saan öelda, et töö käib. Jällegi kogu riigi olukord on raske, aga kui ma vaatan nagu valgalase või näiteks ongi oma vanemad, kes siin elavad nende seisukohast, siis kõik tähtsad teenused, kõik eriala esindajad on siin tegelikult olemas. Ja ongi mõistlik, et päris kõike ei saagi panna igasse väiksesse haiglasse, et ongi siis suuremad haiglad, mis tegelevad mõned spetsiifilisema asjaga. Või kui ongi mõni olukord, siis nagu on hea koostöö, nagu näiteks on ju Tartuga. Kindlasti me ei saa Valgana või tööpakkujana muuta seda, et meil ei olegi Eestis nagu piisavalt teatud erialade esindajaid või et see järjekord ongi 6 kuud ja rohkem. Et ma arvan, et me kõik oleme sellega kokku puutunud, seda me muuta ei saa. Aga kõik, mis võimalik, mis tähendab siis heade nagu spetsialistide siia toomist, tuua nagu Valga inimesele lähemale, et sellega me tegeleme. Ühest küljest tuleb sul ilmselt kindlasti kasuks praeguses ametis ka see, et sa oled tudengipõlvest juba Valga haiglaga päris hästi tuttav ja sa oled siin ju palju tööd teinud erinevatel kohtadel, erinevates osakondades. Aga kas on veel midagi niisugust, millega sa praegu võib-olla on sul mõni väike väljakutse või katsumus just ravijuhi ametis olles? Arstina või abiarstina siis siin haiglas ma alustasin 2015, et kindlasti ka arstid õpivad ja kasvavad terve elu, aga siin ma ikkagi tunnen ennast juba kompetentsena, et kui ma valves olen, mu juurde jõuab raske patsient raske probleemiga, kes vajab näiteks ka intensiivravi või elustamist, et seal ma tunnen ennast juba päris hästi, et asjad on selged ja julgeks öelda, et teen nagu hea kvaliteediga asju. Ravijuhi töö ja maailm üldse, mis puudutab nagu haigla kõiki muid funktsioone ja nagu sellist juhtimist, seal ma ikkagi olen nii-öelda lapsekingades, aga ma õpin, mul on hea meeskond ümber, mul on head inimesed, kes mind kindlasti nagu aitavad ja see ei ole see, et üks inimene teeb nagu kuidagi tähtsamat tööd või ühest sõltub väga palju, et sõltub ikkagi meeskonnast. Ja ma tunnen, et mu meeskond on tugev ja kindlasti ma oma selles rollis ka nagu arenen ja loodan, et ikkagi reaarstina ma saan tuua ka siis nagu nii-öelda juhtkonna poolele või viia nagu arstide, õdede ja kõikide teiste meditsiinispetsialistide nagu argimured viia siis ka nagu juhtkonnani ja koos seda lahendust otsida. Et ma arvan, et nii ongi ja et on väljakutseid, on palju õppimist, aga see on elu osa, peabki õppima. Töökoormus, vastutus, pinged on kahtlemata kasvanud. Kuidas sa vastu pead töötunde ikka jagub une jaoks? Kusjuures, et kui nagu vähem teha valvetööd anestesioloogina, siis nagu tegelikult töötunde on rohkem kui enne. Et eks need päevad lihtsalt on väga sisukad, kas või tänane päev, aga see ongi elu osa. Üks asi muidugi, et töökeskkond, juhtkond peab nagu hoolima oma töötajatest, märkama, kui on nagu inimesi, kes on väsinud, kui keegi tuleb ka sellest rääkima, et pakkuma nagu omapoolseid lahendusi ja teine, ma ise tunnen, et mul nagu inimesena või arstina on endal see kohustus, et tuleb leida aega oma pere jaoks, enda jaoks, sest muidu ma ei suuda ühtegi rolli nagu täita. Et kui tasakaal paigus ei ole, siis kindlasti kannatab tegelikult tööelu, kannatab pereelu. Tuleb leida tasakaalu, et see on nagu oluline ja vahest ongi okei mõni päev mitte midagi teha, sest siis ma järgmine päev teen rohkem, et õpin vahepeal mitte midagi tegemist, see on ka oluline. Aitäh sulle täna stuudios osalemast ja edu ja tervist tulevikuks. Aitäh ja soovin ka kõigile, kes kuulasid, et püsime terved ja loodame, et seekord siis nii-öelda gripi ja COVID hooaeg läheb kergemalt ja kui see, mida nagu õed-arstid räägivad ja soovitavad, mis puudutab vaktsineerimist, et kindlasti tulge sellega kaasa, et nii me hoiame ennast ja hoiame patsiente.